Me olime selleks mänguks üle häälestunud tegelikult ja esimene poolega läkski selle nahka, et teise poole mängisime tegelikult hästi ja seal lõpus läks pisi asjade taha kõik, et ega nagu midagi suuremat olnud. Seal oli mõni õnnestumine, ebaõnnestumine, mis selle mängu kallutas ühele poole ära. Jaa, Tartu, aga see oli ka nendele nagu tähtis mängija, aga siin oli teada, et keegi kellegi armu ei anna ja Tartu oli kogunud oma parima rivistuse kohale, et kui me siin põhjooaja mänge mängisime ikkagi niimoodi, et oli poolik koosseis ühel võistkonnal, oli poolik koosseis teisel võistkonnal ja siis siin turniiril nüüd olid kõik mehed kohal ja nagu näitas ka esimene mäng Arkwoodiga, siis tegelikult need kolm võistkonda olid täitsa võrdsed ja siin see üks värav sinna, üks värav tänna. Meil läks Arkwoodi vastu mängu lõpp paremini, aga samamoodi õnnes kinni, paljuski õnnes kinni. Ja samamoodi ka see Tartu mäng, et ega me saime, see mäng oli käekatsutav meile, me saime viigi kätte, see oli nii käekatsutav ja väga magus oleks olnud sealt tagant tulla, aga Tartu tegi õigel ajal õiged otsused ja kogu au neile, et kogenud mängijad ja eesotsas Margo Piksõõdaga, kes siis väga hästi orkestreeris nende rünnakut. Lühidalt tegelikult oli hea hooaeg, saime üllatavalt hästi käima selle hooaja, et kui vahepeal tundus, et hooaeg hakkab käest ära minema, siin nõrgemate võistkondade vastu siin viigid ja mõni kaotus tuli sisse, siis tegelikult hooaja kokkuvõtteks 3 kaotust, pluss siis Final Fouri viimane finaali kaotus, et tegelikult läbisime hooaja hästi ja mida hooaja lõpupoole, seda parem mängupilt oli, seda parem keskendumine, seda rohkem hoidsime enda mängus kinni, et üldkokkuvõttes läheb see hooaeg nagu positiivse noodi alla igatepidi.